Eesti on tuntud kui järvede maa oma tuhandete järvede, tiikide, laugaste ja veehoidlatega. Ka Euroopa suuruselt 4. järv Peipsi asub ju osaliselt meie territooriumil. Tallinna Ülikooli teadur Egert Vandel, miks meil on vaja kaardistada järvi ja kuidas seda teha? Eestis on ligikaudu 1500 väiksemat või suuremat looduslikku järve. Järve kui ökosüsteemi kirjeldamiseks on üheks vahendiks järve sügavuskaart, mille kaudu on võimalik välja arvutada järve nõo kirjeldavaid parameetrid, nagu näiteks keskmine sügavus, pindala ja maht. Järve nõo morfoloogia on oluline, sest see mõjutab temperatuuri, toitainete ja gaaside jaotumist järve veesambas, mis omakorda mõjutab järve elustiku ja ökosüsteemi toimimist. Eestis on uuritud järvi juba üle sajandi, kuid kahjuks enamus järvede kohta puuduvad sügavuskaardid ja olemasolevad sügavusmõõdistusandmed ei pruugi kohati olla usaldusväärsed. Ebakõla tänapäevaste ja ajalooliste mõõdistustulemuste vahel tuleneb peamiselt metoodilistest erinevustest. Veel eelmise sajandi keskpaigal mõõdeti Eestis järvede sügavusi 2,5 kilogrammise tinapommiga või mõõtevaiaga, millede puhul ei olnud teada, kui sügavale mõõtmisriist settesse ulatub. Tänapäeval kasutame me järvede kaardistamiseks sonareid, mis on oluliselt täpsemad ja fikseerivad vee sügavuse sette piirilt. Kaasaegsed tehnoloogiad ja metoodikad võimaldavad järvede täppiskaardistamisi, mis võimaldavad meil saada oluliselt detailsemaid ja kvaliteetsemaid andmeid. Saadud andmete põhjal on võimalik luua digitaalsed kaardikihid, mille abil on meil võimalik läbi mängida erinevaid stsenaariume veetasemete muutustest, mis on siis tingitud kas otsesest inimtegevusest või klimaatiliste tingimuste muutustest. Saadud tulemused võimaldavad prognoosida võimalikke muutusi järve ökosüsteemis ja järve kohanemist nende muutunud tingimustega.